mis vahe on ilupediküüril ja jalaravispetsialisti teenusel? Mis on soolatüügas, konnasilm või koledad paksud küüned? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse Jalaravikabineti podcastist. Tere kõigile, kes te kuulate Jalaravikabineti podcasti Terved jalad, terve elu ja räägime nagu ikka jalgade tervisest ja seekord keskendume tööjalatsitele ja sellele, kuidas need mõjutavad meie igapäevast heaolu. Meil on külas jalaravispetsialist ja Jalaravikabineti looja Moonika Simm. Tere, Moonika! Tere! Moonika, ma kohe esimese asjana küsin, et kui sina tuled tööle, et sina töötad Jalaravikabinettis, eks ole, et kas sul on siis ka oma tööjalatsid või mingisugused nagu teistsugused jalatsid kui need, millega sa tavaliselt tööle tuled? Ei, ikka, loomulikult. Meie töö on ju täpselt samamoodi nagu kaupluses või kuskil tehases, eks ju, natuke teistmoodi. Meil on ta tolmune, räpane, kreemine, ligane, eks ju, et me ei saa talvesaapaga seda tööd teha ju. Aga oled sa selline nagu, ütleme, järjekindel ka selles, et sa vahetadki nagu iga kord jalanõud ära, et sa ise ei eksi selle reegli vastu? Ei, loomulikult, jah. See ei saa teha tööd, kui sul on näiteks pika säärega saabas, eks ju. Et kui sa hommikul lähed, sa tead, et sul on 10 klienti, eks ju, siis sa pead vahetama need jalanõud ära, sellepärast, et esiteks ei ole see hügieeniline, teiseks ta ei ole turvaline, kolmandaks ta ei ole esteetiline. Ja ta ei ole ka hea su jalgade tervisele. Ja ta ei ole minu jalgade tervisele kõige lõpuks. Kõige vähem on ta hea nendele veel. Ja, aga milline sinu selline üldmulje on, et kui palju üldse Eestis oma jalgade tervisele tähelepanu pööratakse, et kas nagu, jalad on sellised asjad, et nad on natuke kaugel ka sinu nägemisest, et kas ikka märkad, et mis seal toimub? No tegelikult inimene ju reageerib alles siis, kui tal kuskilt valutab. Siin ei ole ju küsimus ainult jalgadest, meil on täpselt samamoodi hammastega, eks ju, täpselt samamoodi seljaga, et inimene mõtleb, mul täna oli natuke raske päev, et selg valutab, eks ju. Aga seljavalul võib ka olla 1000 miljon erinevat põhjust. Samamoodi on jalgadega. Varvas valutas natuke, ma annan tal puhata, ja ma ei pööra sellele rohkem tähelepanu, sest hommikul on kõik hästi ju. Midagi ei valuta ju, eks ju. Et ma lähen jälle ja siis läheb jälle päev mööda, jälle see varvas valutab ja lõpuks on ajul arusaamine, et see ongi normaalne, las ta valutab. Ja siis järgmine kogemus on juba see, et sul on mingi uuem ja hullem valu seal lisaks. Just, ja siis tuleb see päris valu, siis sa enam ei saa olla ja siis sa hakkad abi otsima. No tihtipeale ongi nii, et see varvas valutab või mõni muu jalaprobleem on tulenev sellest, et inimene kannab tööl valesid jalanõusid. Et üleüldse enamasti on ettevõtetes töötajad kas siis istuvad või on suure osa päevast jalgadel, et kui suur probleem see on, et vale jalanõu võib siis töötaja heaolu ja produktiivsust mõjutada, et kas selliseid, juhtumeid on, kus tööl vale jalanõu kandmine on inimesele jalaprobleemi põhjustanud? Ikka on. Ja enamalt jaolt tegelikult Jalaravikabineti tulevadki need inimesed selle tõttu, et tal on näiteks, võtame toidutööstus, eks ju. Ta on tehase töö, kõval põrandal, betoonpõrand on ta tavaliselt, siis seal on külm ja kuum, vaheldub, eks ju, küll on jääkülmikutest kuskile liini äärde vaja minna, seal on niiske, eks ju. Ja siis, kui seal oleks jalatsid näiteks õhukesest riidest Skechers, eks ju. Võtame selle tavalise Skechersi, millega meil meeldib tänava peal käia. Mis muidu on väga mõnus. Mis muidu on väga mõnus, aga sinna tööoludesse ta ei sobi. Sellepärast, et esiteks on ta külmale, kuumale reageeriv, eks ju. Teiseks, ta ei ole turvaline, ta ei ole võib-olla selle töö iseloomuga kokku minev, see pehme riie, mis on pealmine osa, kukub midagi jala peale, on varbaluu katki, eks ju. Kolmandaks on see, et ta sõltub muidugi mudelist, kui paksu tallaga ta on, eks ju, kas ta on libe, see tald, ja kui ta nüüd oleks õhema tallaga, sellised madalamad mudelid, ütleme seal
no kuni 2 sentimeetrit on selle talla paksus, eks, siis kõva betoon põranda peal seistes liini ääres hakkab selg valutama. Tal on sundasend, selg hakkab valutama ja lõpuks on varbaotsad valusad, kannad valutavad ja kui ta nüüd läheb kiirsammuga koju, näiteks jalg teeb väikese nõksu ja siis poole aasta pärast on kannas mega valus. Ei saa hommikul üles tõusta, jalgu põrandale panna ja püsti ennast ajada, sest tal on kanna peale valus astuda. Sest ta on teinud oma jalgadele liiga. Muidugi, kui inimene paneb tööle sellise hästi hingava jalanõu, siis ta ise võib-olla mõtlebki, et ta teeb oma jalale head, sellepärast et siis ei hakka jalg higistama ja siis on võib-olla mugav olla, aga tuleb ikkagi välja, et iga töö nõuab sellele tööle iseloomulikku jalatsit. Jaa, absoluutselt. Et niimoodi ei saa öelda, et on ühte tüüpi ja see on see tööjalats, see on see kõige õigem tööjalats. Igal tööl on oma iseloom ja meil igal inimesel on oma enda keha, eks ju, kellel on alati mingisugused personaalsed eripärad. Et tööjalats peab olema kindlasti vaadatud selle järgi, mis tööd sa teed, kui kaua sa neid jalatseid kannad, eks ju, ja mis on sinu enda eripärad. Kas sul on seal varbad pikemad, võib-olla sul on no võib-olla mõni muu mure näiteks. Aga mõni muu mure seal, eks ju, võib-olla sul on kehakaalu rohkem natuke, kui vaja oleks, eks ju. Et ja sellest sõltuvalt, et kas sa istud terve päev, ütleme seal 8 tundi järjest, võib-olla pool tundi vahepeal kõnnid, eks ju, või sa seisad püsti seal tunni aja kaupa, siis saad 10 minutit istuda, et see kõik sõltub, see kõik annab sulle nagu, mina ütleks niimoodi, et sümptomid, mille järgi otsida endale tööjalad. Mulle tuleb meelde, et kui ma ülikoolis töötasin kooli kõrvalt teenindajana, siis see oli kaubanduskeskuses, see oli kõva põranda peal, mul olid küll naturaalsest nahast, kuid siiski õhukese tallaga ja väga kõrge kontsaga kingad jalas igapäevaselt. Nii et tegelikult oli tulemuseks samuti seljavalu ja sellised väikesed muhud varbakeste peal, mis siis oli ilmselt sellest, et mu jalad olid sinna ette kokku surutud. Ja tollel ajal ei olnudki veel sellist lähenemist, et sa võiksid näiteks, ma ei tea, kaubanduses tööl olla mingisuguste mugavate, madalate jalanõude või tossudega, et ikka pidi nagu konts all olema. Ja peab ütlema, et need tulemused on mu jalgade peal ju siiamaani näha ka 25 aastat hiljem. Et võib-olla meil nagu tööd tehes võib tekkida kohati tunne, et mis see siis on, et natukene valutab ja natukene ebamugav ja see kõik läheb mööda aga mina näiteks nüüd mõtlen lahtisid kingi jalga pannes, et kas ma ikka tahan, et need survest tekkinud muhukesed kogu aeg välja paistaksid, et ikkagi see jääb suga kaasa käima. Ja absoluutselt ja tegelikult siin ei ole vahet, kas me oleme naine või mees, eks ju, ikkagi silmailu, see, et ma iseendaga rahul oleksin, see on hästi oluline. Sellepärast ongi, et mina ise soovitan alati inimestele, et kui keha kuskilt ütleb, et tal on valus, siis kuula teda ja reageeri sellele. Kui sul kand valutab, siis ära mine paanikasse, aga otsi endale kohe abi, sest alati on lihtsam ennetada kohe jaole saada sellele probleemile, kui oodata, kuni ta varvas mädaneb ja punane on ja valus ja siis miks mulle arsti juures süsti ei tehtud, eks ju. Et alati ei aita see süst, alati ei aita see aspiriin, eks ju. Alati ei aita... Tuleb see probleemi põhjus, eks ole, likvideerida. Alati tuleb kuulata keha ja leida, kus see põhjus on ja siis sellele lahendus. No kuidas üldse ettevõtted valivad oma töötajatele jalanõusid, et kas on sellist juhtumit ka, et näiteks ettevõtte esindaja tuleb jalaravikabinetist läbi ja ütleb, et mul on sellise iseloomuga tööd tegevad inimesed, et milliseid jalanõusid ma peaksin neile muretsema?
Jaa, on ka selliseid juhtumeid ja alles üks nädalakene tagasi oli täiesti meesterahvas, kes broneeriski jalgade tervise kaardistamisele ja tegelikult ta tuli meie juurde saama informatsiooni, et osta oma betoonitööstuses töötavatele meestele õige turvajalad. Et tema töö vahenditesse kuulus jalatsi ostmine. Meie muidugi ei saa ütelda rohkem ütleme selle personaalselt selle inimese eripäradele vastavaid, aga me saame soovitada, mida saab sellise standardiga teha, eks ju. Et ta kindlasti oleks kõrgema või õigem on öelda paksema tallaga. See on nagu ülioluline ja siis, kui on tööst, ütleme see sama betoonitööstus, see on ju eeldab, et kui midagi varbale kukub, siis seal peab olema mingisugune turvaelement, eks ju, et varbaluu, kannaluu libiseda ei tohi, eks ju. Aga sisu meie soovitasime sellele ettevõtjale tegelikult, tal oli hea küsimus, et kui ma ostan hunniku tööjalatseid ja nüüd sellest 10% töölt lahkuvad, et noh, see on nüüd teada, et töötaja tuleb tööle, talle võib-olla 4 kuu jooksul selgub, et talle ei meeldi või ta peab ära kolima, eks ju. Et siis selle, ütleme, ja need tööjalatsid ei pruugi olla odavad. Ja need ei pruugi olla odavad, eks ju. Et me ei saa nagu soovitada, et neid samu jalanõusi, mida on eelmine, ütleme, higistavate jalgadega mees kandnud on ju teisele mehele, kellel on hoopis vastupidi kuiv jalg, eks ju, aga mida me saame teha, on soovitada osta selline kapp, kus saavad need töötajad ise oma jalatseid desinfitseerida, steriliseerida, ehk siis seenhaigused, bakteripõletikud, need ei levi nii kiiresti. Need viirused, soolatüükad, ütleme seal sisse kasvanud küüne põletiku tekitajad, eks ju, et need ei levi. Nad hoiavad selle jalatsi puhta ja kuivana. Nii et ideaalis võiks olla näiteks tootmisettevõttes siis nii, et töötaja jalanõu jääb tööle ja ta jääb sinna steriliseerimiskappi kuni järgmise korrani. Absoluutselt. Nii ta hoiab töötaja tervist, nii ta hoiab selle jalatsi tervist, eks ju, siis see töötaja töötab pikemalt ja see jalats kestab pikemalt. Ehk siis investeering on tegelikult ju pikema aja peale. No eks ta mõjutab töötaja heaolu, ma arvan, päris palju, sest et kui sul on ikkagi jalanõu jalas mugav ja ei tekita sulle tööl mingisuguseid liigseid probleeme, siis seda paremini inimene oma tööd teeb. Absoluutselt, ja ta reaalselt vähendab tegelikult haiguslehtede olemasolu, kui inimene peamised probleemid on ju kannad valutavad, põlved valutavad, selg valutab, eks ju, mida näiteks kaupluse töötajad kuskil seafarmides lehma, ütleme, lüpsjad seal, kõik need inimesed, kes teevad rasket ja füüsilist tööd, eks ju, et kui neil on jalg õiges asendis ja nendel on õiged vahendid jalgadele, siis valu ei ole. Valu ei ole ja see on reaalselt tööandjale vähem haiguslehti. Ja mina olen ise oma kabinettide pealt sellist statistikat teinud, et need, kes meie enda inimesed, kes kasutavad neid meie enda tallatugesi ja jalatsite sees igapäevaselt, nii koju minnes kui tööl olles, siis nendel on reaalselt vähem haiguslehti. Milliseid tallatugesid teie jalaravikabinetist endale valida saab, kui on mingisugust ja missuguse probleemi puhul neid tasub valida? Ütleme niimoodi, et kui on hästi kõrge jalavõlv, siis tulevad tavaliselt seljavalud, põlvevalud. Et sellega, see on nagu number 1, kes peaks kohe endale toe alla saama, sest jalg on nii väikese toestuspinnaga, et ta saab lihastele tugevama surve.
ehk siis lihased on rohkem pinges ja peavad topelt tööd tegema. Ja kuidas inimene ise tunneb ära selle, et millal tal on kõrge jalavõlv, on see, et tal on hästi raske näiteks vaba aja jalatsit leida. Meesterahvad näiteks, kellele meeldib, et ma saan lihtsalt jalga lükata, ei ole paelu, on sellised väikesed kummiribakesed kõrval, eks ju, et need on nii head vaba aja jalatsid, et paistavad välja natuke nagu kingad ka, eks ju, siis ütleme 90%, kellel on kõrge jalavõlv, need jalatsid teevad haiget, neil ei lähe need ostes jalga. See hakkab sealt pealt, kohe jala pealt hakkab suruma, eks ju. See on esimene tunnus. Teine on inimene, kes näiteks tal on teine, kui ta paneb jala maha ja tal on teine varvas pikem. Ta näeb, et ta suure varba kõrval on teine varvas pikem, eks ju. Siis nendele on olemas teatud tüüpi tallatugi, mis hoiab need varbad lahti ristvõlvist, ehk siis paneb need ristvõlvi luud tööle, ta hoiab ta lahti, ta hakkab õigesti tööle ja toestab, eks ju. Ehk siis jälle liigesepõletik ei teki, sellepärast et jalg töötab seal sees. Aga muidu, kui tallatuge ei ole ühe teatud kindla süsteemina välja töötatud selline tugi on, et kui seda ei ole, siis ta varbad ei pruugi liikuda nii nagu vaja on ja mis juhtub. 70-selt on konksus varbad. Pooltel inimestel on teine varvas pikem kui esimene, mulle tundub, et nad peaksid kõik mõtlema selle peale, et mis tallad neil seal jalanõude sees on. Absoluutselt, et tegelikult on eestlasel on palju. See, kes räägib eesti keelt ja kes on Eesti maa peal elanud, nii palju kui mina statistikat teinud olen, siis on hästi palju seda teise varba pikema probleemi, et pikemaks olemise probleemi. Et näiteks Soome rahvusel on hoopis teine probleem, et nendel on just selline lühikeste varvastega hästi ümmargune pehme ponchu, selline jalatüüp on. No Inglismaal olen ka jalgu näinud ja seal on hästi kondised jalad, ma ütleks niimoodi, hästi kondised. Ja seal on rohkem sellist kannalõhe probleemi. Et nemad kõnnivad nii palju jala suurtes linnades, eks ju, ja siis ka jälle vale tallaga. Ja vale tallaga, liiga lühike, tekib topeltkand, jalad nahk kuivab ja siis hakkavad praod pihta ja siis on valus. Sellest ma arvan, võtame selle teemaks mõnes meie tulevases saates, et see paistab olevat selline lai valdkond, mida arutada. Ja kannalõhed on üsna suur probleem ja tegelikult on inimene ei arva, et ta saaks kodus midagi teha. Ta hakkab alles siis liigutama, kui tal on valus. Siis, kui tal on juba verine ja valus. Et või mingid augud lausa juba sees. Ja sellised sügavad lõhed ikkagi juba verevärvi, sellised nahalõhed, eks ju. Ja muidugi, mis tekitab palju nahalõhesid, on alkohol. Kui ühe kõva peo maha peate, siis järgmised paar nädalat jooge kõvasti vett. Et esimene asi, mida te näete taastumise ajal, on see, et kuidas kand hakkab tõmbama, selline valge kuiv kiht tekib peale sinna. Et ennem võis olla higistav jalg, aga pohmelli järgi tekitab sellise, et see on jälle see, et keha näitab, et sul on veepuudus. Suure varba kõrvale tekib selline nagu valge kiht, et ta on täiesti reaalselt kuiv, et 99% inimestel, kui kõva pidu maha panna, kõvasti alkoholi juua, siis nahk reageerib kohe nii. Seda on, ma arvan, päris paljudel hea teada, et missugused on need märguanded, et tuleb rohkem vett juua ja muidugi tuleb rohkem oma jalgadest hoolt ka kanda. Aga jah, kannalõhedest me räägime järgmises saates. Täna jätkame oma juttu tööjalanõude teemal. Ja juba oli korra teemaks see, et kui tegemist on inimesel kõrge jalavõlviga, et millised võiksid siis olla lahendused. Aga mida teha, kui tööjalats tuleb jalga panna inimesel, kellel on lampjalg? Täpselt samamoodi kõigepealt alustaks sellest, et millal on, et eestlasele meeldib nimetada lampjalga.
või et mul on lampjalg, eks ju. Ja siis tegelikult kaardistamisel selgub, et see on elu jooksul madaldunud võlv, eks ju. Et jälle tallatugi, aga seal tuleks vaadata rohkem sellele kaarele sellist tugevamat tuge ja sõltub vanusest muidugi, kas inimene, millises vanuses inimene on esiteks ja millist tööd ta teeb. Kui ta istub, siis ma soovitaks sellisele jalale rohkem kanna pehmendusi, et oleks sellist amortisatsiooni rohkem sellel toel ja päkale. Sest need on kaks kohta, kus ütleme päkal rasv kude hakkab taanduma, igal ühel on erinevas vanuses see, ühel on geneetiliselt varem, teisel hiljem, eks ju, mõnel eakal inimesel ei kaogi see ära, aga see jalg on täis tallaga king vastu maad ja see põrutab rohkem, seal oleks rohkem vaja sellist amortisatsiooni panna, nagu rõhku sellele, et ta seda põrutust ära hoiaks. Millised peaksid olema need õiged tööjalanõud inimesel, kes tunneb väga suurt ebamugavust, kui tema varbad on sellised nagu kokku surutud jalanõu sees? Ikka tuleb liistu järgi vaadata, et jalg, kas või näiteks selline hea nipp on. Võtate valge paberi, A4 paberi, astute märja jalaga täpselt sinna keskele, sealt jääb jälg järgi ja sealt te näete selle joonlauaga näiteks mõõta ära suure varba seal, kus tavaliselt kont tekib, selle suure liigese koha pealt, täpselt vastas suunda väikse varba alguspunkti. Ja kui te selle mõõdu saate ja siis lähete poodi ostma, siis te saate lasta seal koha peal kas või ära mõõta selle sisetalla sellel samal müüjal, eks ju, et selle järgi tasub vaadata ja pikkus kindlasti on oluline, sellepärast et ühel jalal võib varvas pikem olla. Alati ei ole nii, et see teine varvas on mõlemal jalal pikem. Vahel on ka nii, et on ühel jalal on pikem, aga teisel ei ole. See on üks king ühest paarist ja teine teisest? Ei, ta nii suur erinevus ei ole, aga siiski sellele tasub tähelepanu pöörata, sest et kogemus näitab, et inimestel on ostetud, ütleme selline, see on selline ütleme pöidla suuruse, omaenda pöidla suuruse jagu lühem jalats, sellepärast, et ta on ostnud vasaku jala järgi, mitte parema jala järgi, eks ju. Sellepärast peab poes alati mõlemat jalanõud proovima, eks ole? Jaa, ikka. Kui me siin praegu räägime, siis mul nagu tekib tunne, et võib-olla 2/3 jalatsitest, mis poes on meie inimeste jaoks natuke liiga kitsa liistuga, sest et enamasti, kui sa võtad sellise jalanõu, mis sul on nagu, ütleme, laiusest paras, siis on ta varvastest pikk. Kui ta sul on külje pealt mugav, on ju, siis on ta varvastest natuke nagu kitsas. Et see on terve teadus, et saada endale õigeid jalanõusid jalga. On. See ei ole üldse lihtne. Ei ole see tööjalatsiga lihtne, ei ole see tavalise jalatsiga lihtne. Et pigem ikkagi spetsialistide see, ütleme, tööjalats tasub vaadata alati selle mõttega, et kus ma töötan, mis on need tingimused, eks ju. Teiseks, mis mu keha ütleb mulle, mis valutama hakkab, kui ma seda ei ole korralikku ostnud, eks ju. Ja siis otsida asutus, kes müüb nendele, just nendele sümptomitele vastava jalatsi. Et on Eestis mitmeid kohti ja saab laia liistuga, ei ole kõik alati sakslane teeb häid jalatseid, mida mitu erinevat Eesti ettevõtet toob maale, et täiesti ja on ilusaid, on naiselikke, on selliseid, millega võib täitsa peole minna, et ja tegelikult on turvaelementidega, eks ju, jalad.
No kui mina mõtlen, et millised on inimeste tööjalatsid, siis mul tulevad silme ette kohe näiteks arstide jalatsid, mis on tavaliselt sellised valged, mitte küll puukotad, aga sellised kotade moodi, siis mul tulevad meelde tööstuses töötavate inimeste või ehituses töötavate inimeste turvajalatsid, et millist tüüpi tööjalatsid veel olemas on? No need, mis on arstidel jalas, mida sa just mainisid, siis sarnaste ütleme siis niipidi, et sellise tunnustega jalatseid võiksid kanda kokad, siis meie kanname, poemüüjad, kõik, kes peavad nii istuma kui liikuma, et varvas on kinni, sest varba peale võib midagi kukkuda, aga kand on lahti, aga ta on rihmadega kinni, samamoodi bussijuht võiks kanda see sama tüüpi jalatsit ja mõningatel aga kinnise kannaga kindlasti bussi. Ja tal peab olema vähemalt rihmaga kinni, eks ju. Et bussijuht võiks olla veel nii, et tal on pealt selliste kas krõpsudega või järgi antavate selliste kuidas need on, rihmad siis, et saab lahti teha, et kui jalad paiste lähevad, siis saab neid natuke järgi anda, et ja nendel bussijuhtidel kindlasti võiks olla nina lahti, et ta saaks õhku hingata, samamoodi kõik rongijuhid, aga mitte näiteks teetööline või ehitusmees kuskil ehituse peal, et seal nendel võiks olla natukene kõrgema sääre osaga selline jalats, et see hoiab tema hüppeliigese nagu turvalisemalt ja tugevamalt. Kui paljud inimesed kurdavad pärast tööpäeva, et jalad on väsinud, jalad on turses, kas see siis on alati märk kehvast jalanõust või sellest, et tal on ebanormaalselt pikad tööpäevad lihtsalt? No seda ebanormaalselt pikad tööpäevad kipub eestlane tegema endale ise, et aga jalatsist oleneb ka palju, kindlasti kohe suur osa, aga kindlasti ka sellest, mis on inimesel endal taustal. Et kui vana ta on, mis on tema keha eripärad, mis on tema vajadused, kui pikk ta on, kas ta on mees või naine, et need on kõik faktorid sellele. Teiseks, kui sul on näiteks lümfidega probleem, istud terve päeva, jalad on paistes upstiki, et lõunaks on jalad paistes, aga seda saab ära hoida. Siis tund aega arvutis tööd, tõused püsti, lähed venitad, kõnnid ringi, 10 minuti pärast tuled ja istud, eks ju, ja vett peab jooma. Just. Aga see ei ole alati inimestel meeles, aga samas sellel hetkel, kui sul on juba ebamugav, siis võiks ikka meelde tulla. Et kuidas inimene nagu üldiselt võiks aru saada, et need jalanõud, millega ta igapäevaselt tööl on, et need ei ole talle tegelikult nagu kõige paremad, et kas peab ootama, kuni tekib mingi tervisehäda või saab mõnest märgist juba varem aru? Ja kindlasti saab tunda esiteks, kui näiteks seisev töö, kassapidaja, kassa taga jalgades, varvastes õigemini hakkab suruma, selline, nagu sina saate alguses ütlesid, sul on sellised muhukesed on tekkinud varvaste peale, eks. Et selline luudeformatsioon juba noorena on inimestel tänasel päeval täiesti olemas need ja kui nüüd pika tööpäeva jooksul ta surub kogu aeg nendele varvastele, isegi ta ei ole nagu alguses valus, aga ta on päeva lõpus, kui ma need jalanõud jalast ära võtan ja mõtlen, et okei, et mul on nüüd ikkagi jalad väsinud ja need kohad on nagu tundlikud, et siis tuleb kindlasti jalad välja vahetada. Aga kui inimene on aastaid kandnud valesid jalanõusid ja nüüd siis tunneb seda valu, et kas on võimalik olukorda parandada või tekivad ka mingisugused pöördumatud muutused sellest valest jalanõust? No näiteks need samad muhud,
millest me juba saate alguses rääkisime, eks ju, et varvaste peale tekivad sellised ebamoodustunud kõvemad kohad, nahk läheb selliseks tugevaks kuidagi selle koha pealt. Ja tugevaks ja selline nagu ümmargused mummukesed tulevad sinna peale, et see on pöördumatu ja teine, mis on hästi palju tuleb esile, on eakatel inimestel, mis on ka just sellest samast valest jalanõust ja ütleme meie nõukogude ajast, kui ei olnud üldse midagi valida, eks ju, on kahe varba vahel olev pehmekoeline konnasilm, mis tekitab samamoodi sellise voldi sinna, et see on täiesti pöördumatu, seda ei saa kindlasti kohe. No halluks valgus ehk siis see kont, ütleme suure varba kõrval, mida rahvas ütleb, see ei ole päris pöördumatu selles mõttes, et seda saab ikkagi opereerida ja ilusamaks teha, aga see on ka probleem. See on ka selline, mida meie ise saame ainult ennetada, et see ei tekiks sinna. Mõned inimesed, kellel on nagu jalanõu sees olnud varbad hästi kokku surutud, kannavad siis selle leevendamiseks selliseid asju, mis käivad nagu varvaste vahele ja lükkavad varbaid laiali, et siis kodus käivad nendega ringi. Et kas nendest on tegelikult ka kasu? Kindlasti on, sellepärast et me hoiame ju liigesed liikumises. Et kui nüüd see varvaste moondumine või see suur kont halluks valguseks ju, seda ei liiguta, siis liiges jääb kinni. Et tekib veel suurem deformatsioon, selle tagajärel võivad põletikud olla ja veel sisse kasvanud küüned, seal võib igasuguseid asju veel organiseerida. Kui inimesed tulevad jalaravikabineti ja neil on, ütleme, valedest tööjalanõudest tingitud probleemid, siis kui suur see võimalus on, et nad saavad sellest probleemist lahti või tuleb neil lihtsalt natukene, ma ei tea, õppida sellega elama? See sõltub muidugi probleemist. Ütleme, kui sisse kasvanud küüs on, eks ju, siis sellele on kindlad lahendused. Sellest saab üle. Et isegi kui tal on eripära selline, et tal on soodumus saada kiiresti oma varvas hõõruma nii, et ta läheb põletikku ja see küüs sinna sisse kasvab, eks ju. Aga näiteks konnasilmad, neid saab välja arvatud siis muidugi regulaarse hooldusega saab hoida silma peal erinevatel probleemidel, kannavalu, see sama kukekannus rahvakeeles, eks ju, et kanna keskel on nii valus, et ei saa peale astuda, hommikul ei saa kuidagi kõndima. Millest see põhiliselt tuleb? Kas on siis ainult sellest madalast jalanõust või on veel mingid põhjused? See on valest jalanõust ja jala liikumisest, sa rebestad ära endal teatud kohad ja siis ta hakkab arenema. Et see on põletik tegelikult. Ja sellest saab ka jagu. Selles mõttes see on pikaajaline protsess. On igasuguseid elektriravisi, süste, ja see kõik aitab hetkeks, aga see on pikaajaline ravi. Et see on väga pikk ravi, aga sellele saab lahenduse. No meie jutu kokkuvõtteks võib küll öelda, et tegelikult jalgade tervise hoidmine tasub ennast igal juhul ära, sest nende tagajärgedega tegelemine ei ole sugugi lühiajaline protsess. Kindlasti on odavam ennetada, kui tagajärgi likvideerida. Jah, ja kui juba midagi juhtunud on, et siis võib alati tulla jalaravikabineti ja kindlasti sealsed spetsialistid aitavad leida sobivaid lahendusi ja sobivaid leevendusi ja jagavad soovitusi, kuidas paremini oma jalgade tervise eest hoolitseda. Absoluutselt, et jalaravikabineti saab tulla alati küsima ja ei pea isegi koha peale tulema, võib ka telefoni teel, e-maili teel, läbi Facebooki Messengeri. Ja mis me siis saate kokkuvõtteks ütleme, et tööjalanõude valiku puhul on hea kuulata võib-olla jalgade tervisega tegeleva inimese soovitusi kuulata, siis valida need õigest ettevõttest, kes toob maale just selliseid jalanõusid, mis töötajate jalgade tervist toetavad ja kui juba on ebamugav, siis mitte jääda edasi kannatama. Absoluutselt. Ei pea kannatama valusi, kui keha ütleb, mul on kuskilt valus või mul võib valusaks minna, siis abi on tegelikult lähemal, kui te arvate. Nii, jah. Suur tänu jalaravikabineti looja Moonika Simm täna saatesse tulemast ja hea kuulaja,
kannalõhed on ka teema, mis puudutab väga paljusid ja sellest juba järgmises saates. Kõike head, kohtumiseni! Jalaраvikabineti podcast.